Meroe püramiidid on seisnud Sudaani kõrbes juba üle 2000 aasta, kuid alates 2023 aastal puhkenud kodusõjast on säilitustööd suures osas peatunud. Välismaised arheoloogilised ekspeditsioonid on lahkunud ning paik on üha enam liiva, vihma ja erosiooni meelevallas. Umbes 200 kilomeetri kaugusel Khartoumist põhja pool asuvas Meroes on üle 200 püramiidi, mis on ehitatud umbes aastatel 800 e-kristen kuni 350 p.Kristen. Need olid kunagise Kushi kuningriigi valitsejate kuninglikud hauakambrid. Kuid täna ehitiste küljest pudenevad kivid, liiv koguneb templite sisse ja taimestik levib üle osa paigast. Külastajad käisid, missioonid tegutsesid ja kõik oli korras, kuni aastani 2023 ja sõjani. Sõda algas ja me töötasime sellel ajal. Aga külastused ja missioonid lõppesid. Sõda tuli meie peale siin ja muidugi jätkasime oma tööd. Enne konflikti puhastasid meeskonnad regulaarselt liiva, jälgisid kahjustusi ja töötasid selle nimel, et kaitsta püramiidi õrna liivakivist seinu. Ilma selle hoolduseta töölised ütlevad, et lagunemine on kiirenenud. Liiv on kogunenud püramiidide ümber ja templi sees on kivid hakanud alla kukkuma. Oot ei piirdu ainult sellega, mida väljaspoolt näha on. Matustemplite sees on raidkirjad ja joonistused, mis peegeldavad mõjutusi Vana-Egiptusest, Kreekast ja Roomast. Arheoloogid hoiatavad, et kogunenud liivast vabanev sool võib tungida liivakivisse, seda nõrgestada ja neid kivisse raiutud kujutisi jäädavalt kahjustada. Püramiidide kõrgus ulatub umbes 6 kuni 30 meetrini. Neil on kitsad küljed ja järsud nurgad, mis eristavad neid Egiptuse tuntumatest püramiididest. Need on osa UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvast paigast, kuid nende kaitsmise eest vastutavad inimesed ütlevad, et sõda on tööjõu laiali ajanud ja muutnud rahvusvaheliste ekspeditsioonide tagasituleku peaaegu võimatuks. Kliimamuutused avaldavad samuti täiendavat survet. Liiv liigub, vihmasajud on tugevamad ja keskkonnatingimused halvenevad, mis kõik suurendavad kahjustuste ohtu. Praegu püramiidid veel seisavad, kuid ilma uuesti alustatud säilitustööta arheoloogid hoiatavad, et Sudaan võib kaotada osa oma tsivilisatsioonist, mis on püsinud tuhandeid aastaid.